Mina olen Merike ja tere tulemast Keila lasteaed Vikerkaar naksitrallide rõõmupallide lugemispessa. Lugemispesast ja samanimelisest projektist kuulsin ma aastal 2006, kui meie majas oli vastavateemaline koolitus. Ja see koolitus oli väga põnev ja inspireeriv. Ja meil kohe oli paarilisega nõu, et me teeme ka oma rühma väikestele raamatusõpradele Ubase lugemispesa. Meie lugemispesa on aastate jooksul pidevas muutumises. Iga lastelend valib oma tegelased, maskoti, koos paneme kirja lugemispesa head kombed ehk raamatupalve lapsele. Ja siin on meil ka tänaste lastega kirja pandud raamatupalve lapsele, kus on kirjas, et palun vaata mind puhaste kätega, palun ära rebi ja sodi mu lehti, palun hoia mind riiulil, mitte põrandal, palun vaata mind rahulikult koos sõbraga. Me võime olla head sõbrad ja mina, sinu raamat, jutustan sulle huvitavaid lugusid. Aeg-ajalt me muudame oma pesa erinevate detailidega. Näiteks alates detsembrist on meil siin ise valmistatud kamin, mille peal rippusid jõulusokid, kuhu lapsed said panna oma jõulusoove ja kirjakesi jõuluvanale. Sageli külastasid neid jõulusokke ka päkapikud. Praegu on lihtsalt siin lastega mõnus istuda, aega veeta, raamatuid vaadata ja jutte vesta. Lisaks püüame sättida raamaturiiulisse raamatuid, mis toetavad meie nädala teemat või kuu teemat. Ja kõige tähtsamad on loomulikult meie 3 naksitralli. Naksitrallide raamatust. Naksitrallide lugude jutustamist ja ettelugemist me alustame juba päris varakult ja lastele meeldivad naksitrallide seiklused. Kõigi laste lemmik Sipsik oma lugudega. Siis on meil Poku. Pokuga koos alustame tähtede õppimist Poku aabitsast. Nähka. Nähka on selline vahva tegelane Nähka loodusraamatust ja Nähkaga koos õpivad lapsed tundma ja armastama loodust enda ümber ja hoidma keskkonda enda ümber. Pesas on meil 2 minu assistendi Kersti poolt valmistatud muinasjutu teemalist vaipa. Nende vaipade abil saame jutustada lugusid, lapsed saavad ise jutustada ja meelde tuletada muinasjutte ja neil on niisama põnev seal neid vaadata. Lisaks on meil vilditud näpunukud. Näpunukud on muinasjutust Kakuke, Taadi kinnas ja neid saab kasutada veel erinevate loomalugude jutustamisel. Magnettahvlil mängimiseks me oleme teinud ka mitmeid erinevaid muinasjutte, sest kui lapsed on loo ära kuulnud, siis nad rõõmuga ise lavastavad ja mängivad seda lugu. Pesas on meil veel lastele mänguks suur kast käpiknukkudega, millega nad saavad teatrit teha ja lavastada ka erinevaid lastelugusid. Ise tehtud raamatuid saab teha väga erinevatel teemadel. Meil on siin ka veel üks vahva oma maitse kokaraamat, mis valmis koostöös peredega ja kodus kirjutati oma pere lemmiksöögi retsept, laps kaunistas ja lasteaias sai nendest kokku kokaraamat. Ja päeva jooksul ei ole kunagi lugemispesa meil lastest tühi. Keegi leiab alati tee siia, kas mänguks või raamatute vaatamiseks. Koos lugemispesa tulekuga meie lasteaeda sai alguse ka lugemispesa töögrupp. Olles ise töögrupi liige, võin julgelt öelda, et tegevused lugemispesas, erinevad koolitused, väljasõidud ja ühised üritused pakuvad suurt rõõmu nii suurtele kui väikestele lugemissõpradele.